Aprillikuus on põhjust tulla neil Goldtime'i, kes soovivad endale käekella soetada. Kohe uurime, miks. Ütle mulle palun, kas meil tänapäeval üldse on kella vaja? Meil on nüüd nutikellad, meil on telefonid. Milleks see käekell üldse? Tõepoolest, tegelikult meil ei ole käekellasid otseselt vaja. Meil on nutikellad, nutitelefonid, kust aega vaadata. Aga see on maailm, kus kõik piiksub, vibreerib, heliseb pidevalt ja ses mõttes nõuab see palju meie tähelepanu. Käekell selle eest aga on rahulikult randmel, tiksub aja mõnusas kulgemises ja pigem annab sõnumit, et ole kohal, sa väärtustad aega, sa väärtustad iseennast. Minule on näiteks käekellad emotsionaalse tähendusega ja mingi mälestusega tavaliselt seotud, et mis rolli tänapäeval mängib siis käekell? Käekella võib-olla üks ainulaadsemaid rolle tänapäeva maailmas on just see, et ta tähistab erinevaid verstaposte inimeste elus. Et olgu see käekell siis saadud kas kingituseks või endale ise ostetud. Ja just need lood on midagi, mis on mulle ka alati hinge läinud kelladega töötades. Näiteks just hiljuti olin seltskonnas, kus ühel noormehel oli käe peal selline vanakooli vintage stiilus käekell ja muidugi ma pidin talle komplimendi selle pärast tegema. Mille peale siis ta rääkis mulle loo, kuidas selle kella kinkis talle vanaisa. See oli eelnevalt vanaisa enda kell olnud ja ta sai selle kingituseks enda kooli lõpu puhuks. Ja muidugi see, kuidas ta seda rääkis suure uhkusega ja armastusega, et see elab must siiamaani edasi. On ju nii, et nagu ka moemaailmas, siis kellamoes ka muutuvad trendid, et milliste kellade poole peaks siis praegu vaatama sel hooajal? Sel hooajal on väga moes vintage disainiga käekellad, sellepärast, et erinevad brändid sobravad oma arhiivides ja otsivad välja vanu disaine ja taaselustavad oma vanu kollektsioone ja mudeleid. Sellest tulles võiks tähele panna ka seda, et kellakorpused on oluliselt väiksemaks läinud ja ma soovitan väga julgelt käe peale proovida erinevad teistsuguseid kujusid, mis ei ole just traditsiooniline ümmargune kuju, nagu kandilised kellad, padjakujulised kellad, ovaalsed kellad ja nii edasi. Ja loomulikult on kevade ja suvetuules mõnus kanda erinevaid värve. Endiselt löövad laineid hele sinine, roheline loomulikult, mida nimetatakse kellamaailmas uueks siniseks. Ja samuti proovige endale käe peale näiteks Bordeaux toonis kellasid, mis oli ju eelmise aasta moevärv ja samuti champagne lõhetoonis. Need on kõik toonid, mis tegelikult suve ja kevadpäikese käes hästi ilusasti elama hakkavad. Siin on nüüd tulemas kooli lõpetamised ja ka sellised uhked pulmapeod, et kas on ka mõni hea pakkumine, kes tahaksid just nüüd seda käekella endale mälestuste talletamiseks soetada? Just nii, sest aprill on Goldtime'is kellakuu ja selle raames kutsun teid kõiki külastama meie kauplusi, et leida endale käekell, et tähistada kevadisi sündmusi või tähtpäevasid. Ja kellakuu raames on meil kõik käekellad minus 20% soodsama hinnaga.